Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna naaseme jälle mälestuste radadele, ehk siis räägime oma lugu, kuidas meie siia tulime, kuidas meie siin alustasime. Tere Brenda! Tere Hans! Nii et 7. episood juba meie loosarjas ja tuleme tagasi. Eelmises osas lõpetasime sellega, kuidas me olime lapsehoidjad Parhamis. Võtame korra ka, et meie lugu siis, meie loosarja nii-öelda saab kuulata siis, vaadata siis nii-öelda neid episoode ja episoodide taga on siis sulgudes kirjas meie lugu, kui keegi otsib nii-öelda seda esimesi teisi osasid. Ja viimane osa oli 27. episood, mis on siis meie lugu 6, Just. kus me räägime sellest, kuidas me sattusime lapsehoidjateks. Just. Me lubasime ka eelmise osale lõpus, et meil on üks lugu veel rääkida enne, kui me sealt lapsehoidjatest või lapsehoidja ameti maha panime. Nii et kas sa tahad selle loo ära rääkida, Brenda? Jah, ma vaatasin, me eelmine kord panime tegelikult kirja ka, et kus kohast meil see nii-öelda pooleli jäi. Nii et ma kiirelt viskasin siia ka pilgu peale ja siin on nagu, mul on tõesti siuke tunne, et iga mingi 10 episoodi juures mingi 2-3 on see, kus mingi Brenda oli surmasuus, Brenda jälle mingi teema. Et mis värk sellega on, et nagu need ei ole nagu üle paisutatud ka. Ja põhimõtteliselt ongi, et kui mina ei ole õnnesärgis sünninud, siis ma ei tea, kes on, eks ole. Et nagu mul on nii palju erinevaid seikasi. Sul ikka juhtub kuidagi jah, et ma ei tea, kuidas see niimoodi on läinud või kuidagi nii juhtub. Aga nagu tõmbaks siis tagasi või oleks siis paikne ühe koha peal või midagi, ikka ma lähen ja teen, et ma ei jäta sellepärast reisimata, on ju. Ja, ma ei tea, kas... Nii et räägime siis selle loo ära. Kas sa tahad midagi mainida veel eelmisest episoodist või me saime kõik selle lapsehoidmise osa räägitud? Ma arvan küll jah, et mina olen valmis selle viimase siia kirsikese siia tordi peale panema ja siis jätkame sellega, et ajalises mõttes oleme hetkel 2020 detsembri algus. Mis tähendab, et ma olen mingisuguse 2. aasta peal 3. kuu. Umbes jah, 2. aasta alguses. Issand, see on 2. aasta alles. Väga ulme, meil on nii palju asju juhtunud ju. No eks meil on aasta 3 kuud ja meil on mingi 7 episoodi põhimõtteliselt meie lugu ja seal on väga palju lugusid jäänud rääkimata, sest kui me ise ka praegu vaatasime, et kui me teeme neid meie loo episoode, siis tegelikult meil on ju, see oli 5 aastat tagasi. Ma ei mäleta, ma olen peale seda veel seda sama marsruuti väga palju kordi trippinud, et ma ei mäleta, mis seal täpselt juhtus, ehk siis me käime läbi kiirelt enda pildigalerii ja reaalselt ei mäletagi, mis pooled asjad tegelikult vahepeal juhtunud on ja rääkimata jääb niikuinii väga palju lugusid, et me räägime sellest, millest on pildid tehtud ja mis meeles on enam-vähem. Ei, see on väga crazy jah. Kui palju juhtub. No eks ta olegi eriti, kui sa nagu võib-olla mitte nüüd, et igastahes, et võib-olla kui ma oleks Eestis olnud sellel ajal, siis võib-olla ei oleks nii palju juhtunud, võib-olla oleks sama palju juhtunud, võib-olla oleks rohkem juhtunud, ei tea, on ju. Aga eks kui sa oled reisid, sa oled kogu aeg uutes kohtades, uued kogemused, et siis juhtubki palju ja kohtadki palju inimesi ja jah, nii et ma arvan, et see on üks reisimise nii-öelda, et reisides niimoodi lihtsalt juhtub ja see on üks põhjus, miks meie reisida meeldib, eks ole. Ja no reisides ikka jah, sa oled oma mugavustsoonist väljas, sul toimub nii palju erinevaid asju, aga ka võib-olla esimestel aastatel isegi toimub rohkem, sellepärast, et see on sama asi, et sa tuled lihtsalt teise riiki, sa isegi ei tea, millist juustupoest osta, see on ka juba ekstreemsus, et vali nüüd see õige toiduaine endale välja, millest süüa teha, nii et jah, seda küll. Jah. Aga lähme räägime siis selle ühe loo jälle ära, kus minul oli jälle eluohtlik olukord, eks ole. Okei, ma ei tea, kui eluohtlik, ikka oli, jah? Ma ei tea, kas ta eluohtlik nüüd oli, aga jah. Jah, no selles mõttes, et lõppkokkuvõttes see on jälle asi, milles inimesed surevad ära, on ju. Jah, just. Nii et jah, ühesõnaga alustame siis, me käisime, kas me olime esimest korda tundsime, me olime enne ka 44 kraadi või 43 kraadi. See oli esimene, ütleme 42 pluss, ma arvan. Meil oli Leidlis oli ka üks kord ikka mingi 40 kraadi. No seal oli 39-40, aga see 40, jah, seda, too päev oli siis 44 kraadi, seda me ei olnud enne tundnud. Et see oli kõige nagu kuumem.
oli siis 44 kraadi, päev tulemas, kõik teadsime seda. Jaa. Olime varunud omale kõik, ma ei tea, söögid, joogid koju, et põhimõtteliselt kodust välja liigu ja siis me olimegi seal samas Barhamis, et eelmises osas siis ka rääkisime, et elasime pere juures, aga meil oli selline oma väike hütt. No see ei ole hütt tegelikult, konteinermaja või midagi sükest, jah. Ja seal me siis nagu elasime, mis tähendas, et ikkagi, kui me tahtsime nagu sööma minna, siis me ikkagi ju liikusime õuest peamajja nii-öelda. Ja me ikka ühe korra käisime poes ka selle päeva jooksul, me käisime mingit snäkke endale ostmas või midagi, ma mäletan. Jaa, võimalik. Kuigi jah, ma vaatasin videot, siis ma leidsin väga huvitava video, ma ei tea, ma ei mäleta nüüd, kas ma sulle näitasin seda videot või mitte, igatahes meie sõpradele ma näitasin seda videot, kui ma selle leidsin, mida me tegime tol päeval, kui oli meie esimene 44 kraadi. Kuna me elasime aussidega koos tol hetkel, siis me teadsime, et õue ei tohi minna. Sellisel päeval õues ei käida. Ja me olime siis oma toas ja ma mäletan, me mängisime mingit lauamängu, vaatasime mingit filmi, aga ma leidsin video, mida me veel tegime. Ja me tegime sellel päeval äriplaani. Ohoh. Kas sa tahad pakkuda, millist äriplaani? Oi, neid äriplaane ja ärimõtteid on nagu väga palju olnud. No mõtle, aga see suht kõige esimesi. Aga ma eeldaks, et see on ikkagi enam-vähem, mis me nüüd, eks ta on mitmel erineval moel läbi käinud, aga enam-vähem see, miks mitte Austraalia hetkel teeb, ehk siis siuke konsultatsioonid või kellegi teise aitamine või et inimestel oleks lihtsam Austraaliasse tulla, et midagi sinna leerima pakuks. Vale vastus. Vale vastus? Jaa. Ma arvan, et see kõik, mis me praegu teeme... Särgibusiness. Särgibusiness on ka vale vastus. See kõik tuli, see särgibusiness ja kõik see tuleb meil siis, kui me lähme vänniga trippima. See on mingisugune aasta hiljem. Särgibusiness tuli mul, minu arust mul tuli särgibusiness mingi Bowenis? Oli jah, tegelikult Barhamis, sest siis sa kinkisid mulle selle tahvli, kus saab joonistada, vaata. Ja, okei. Aga see ei olnud see äriplaan, sest ma leidsin video, ma ise ei mäletanud ja me seal videos räägime sellest, kuidas me teeme äriplaani. Me saimegi arvutisse äriplaani valmis kirjutatud ja ma videos ka ütlen, me tegime äriplaani ainult selle pärast, et väljas oli 44 kraadi ja meil ei olnud midagi muud teha. Need olid need õllelilled? Ei olnud õllelilled ka. Nagu te kuulete, äriplaane on meil olnud. Meil kogu aeg on. Aga meil on tegelikult seal Google Docsis on meil tegelikult olemas kõik need äriideed ja mingisugused, mis on tegelikult ju algatatud, et Soulehe ja see miks mitte ei ole meie esimesi ärisid. Et meil on olnud, ma ei tea, mitmendad need on, aga... Nüüd see on nii põnev, ma tahaks, aga ma vist ei suuda midagi välja mõelda. Ma arvan, et lõpetame selle arvaamismängu ja vihjeks veel see, et see on kõik esimese aasta peal, mis meie esimese aasta peal oli see, et me läheme tagasi Eesti 100%, me teeme ära võib-olla oma teise aasta, võib-olla ka kolmanda aasta. Mingi high-viis särkide teema Eestis, mingi siuke teema oli või? Ei olnud. Eks siis meil oli täielikult... Ma mäletan, et sul oli mingi hetk oli see teema, et oli see, et siin peab need high-viis neid erksaid särke kandma ja siis sinu point, aga miks need peavad olema igavad ja et sul oli mingi hetk, et saaks nagu naistele teha ilusaid high-viis särke, ma mäletan. Oli ka, ja ma ei tea. Süke äriidee oli ka. Kui saaks siiani ülihea äriidee Austraalias. Absoluutselt, ärge keegi ära võtta. Ja on raudselt keegi varastab ära. Nii et, aga Kuule, päriselt see on ülihea idee, ma arvan, et sa pead selle siit välja lõikama ja ma hakkan seda tegema millalgi. Aga esimene aasta, me oleme olnud siis aasta 3 kuud Austraalias, me olime veendunud 110%, et meie siin riigis kindlasti ei ela, me elame kohe koju tagasi, mis tähendab, et me tahtsime teha kinnisvara businessid. Vaat selle peale ma ei oleks küll tulnud. Nii et me kirjutasime äriplaani tol päeval, kuidas me siis, kui palju ka me oma esimese korteri ostame, millise kasumiga me selle maha müüme. Süva COVID aeg oli ka tol hetkel on ja mis me siis, mis rahade me kokku peame korjama, kokku koguma, et minna siis Eesti renoveerida korter ära ja hakata üürima ja vana ja kõik, mis üldine see on. Ja. Aga siis... Issand kui igav, Me suht ruttu... Teised palju põnevamad. Me suht ruttu... miks me nende teisteni jõudsime, oli see, et minu meelest me sealt suht ruttu jõudsimegi sellena, et see kinnisvara värk ei ole meile. Et me teadsime viitsi sellega tegeleda. Igal juhul. Siuke huvitav asi lihtsalt kiirelt siia vahele. See ei olnud üldse see lugu tegelikult.
see oli see, mida me tegime sellel päeval ja siis, kuna me tegime seda äriplaani, siis me arvasime, me peaksime mingeid snäkke sööma ja nii edasi, nii et me läksime poodi. jah, Ja noh, muidugi, kuidas see äriplaan ilma snäkid, et ta teed, ja, eks ole. ja noh, mõelge nüüd ise, 44 kraadi on väljas, see on tavaliselt sellise kuumusega ei ole lihtsalt väljas 44 kraadi, eriti nagu kui me oleme sisemaal kõrbes, siis on hästi kuiv õhk ka, aga, ja noh, ma ei tea, kas ookeani ääres üldse kraadid ei tõusegi nii kõrgele, on ju. No ookean ikkagi stabiliseerib kõike seda jah, niimoodi, et pigem on ikka sisemaal see, kus kraadid nii ekstreem, kuigi noh, võivad 40 pluss võib ookeani ääres olla küll. Ja, aga no me räägime sisemaal siuke kuiv 44 kraadi ja tavaliselt on ikkagi selle kraadi, selle nagu nende kraadidega on alati tuul ja see tuul on nagu, kujutage ette, nüüd saunalaval istute ja keegi puhub tuult ka samal ajal, see on tuline, see kõrvetab nägu ja kõike. Ja, see on siuke väga vastik. Ja sa ei jahuta ka autot maha tegelikult, kui me poodis võitsime, on ju, sa paned selle konditsioneeri sisse, aga ega see ei jahuta maha. Need me jooksuga käisime enam-vähem poes ära ja kogu lugu selle päevaga oli 44 kraadi. Chill. Ja siis järgmine päev oli 27 ja see on jumal okei. Niimoodi kõiguvadki Austraalias sisemaal kraadid. Üks päev on 10 kraadi, järgmine päev on 40, on ju. Ja nii see on, aga järgmine päev, kuna kõik pidid istuma toas, iga üks päev on ja järgmine päev me läksime siis perega paadireisile. Või mis reisile? Paadiga jõe peale kala püüdma, kuigi nagu me ka eelmises episoodis kogu sellest nii-öelda kalapüüdmisest kõigest rääkisime, siis pigem see oli selline ajaviide, mida pere tegi nädalavahetustati, et see ei olnud selline, et nüüd päriselt käisime kala püüdmas, vaid me püüdsime kala ja lasime kalad tagasi vette tavaliselt. Mingid röövkalad nad vist võtsid ikkagi ära, mingid, mis oligi, ma ei tea. Karp, ma ei tea, mis ta eesti keeles on. Nagu karp. Ja siis ma mäletan, et me võtsime pokaali veini, me võtsime veini kaasa, sest nemad jõid seal viskit, on ju, paadireisil. Me jõime veini, chillisime ja noh, nagu ma juba mainisin, me olime ainult aasta olnud Austraalias. Me ei olnud väga targad selles osas, kuidas riietuda sellise ilmaga vee peal ja nii edasi on ja. Et Eestis 27 kraadi on väga mõnus ja ma ei tea, Eestis kui suvi tuleb, sa paned võimalikult lühikeselt ennast riidesse on ja. Siis noh, Austraalias tegelikult käib see asi vastupidi, et mida soojem on, seda rohkem riideid või pikemad riided tuleks selga panna. Nii et ma mäletan jah, et lühikese püksid, topp ja kas meil mütsid olid? Ma arvan, et olid. Tolleks hetkeks olid. Et noh, müts peab peas olema, kui sa oled vee ääres või nagu vee peal. Ja 27 kraadi on ikkagi Austraalias natuke teistsugused kraadid. Ja ma vist paadireisil tundsin ennast natuke halvasti ühel hetkel ja me jõime vett, aga me jõime veini seal. No asi, mida ma ei lähe paadireisil enam veini jooma. Aga tol hetkel me jõin seda veini, ma mäletan. Aga noh, mitte niimoodi, et ma oleks ennast purju joonud, ma lihtsalt jõin pokaali. Ja ma ei tea, kaua me olime seal. Paar tundi? 3-4? Midagi sellist. Ja siis, kui me hakkasime tagasi kodu poole liikuma, mis me sõitsime sealt autoga 15-20 mitse, siis ma tundsin ennast ülihalvasti, mul hakkas nagu vaikselt pea tuikama ja lõpuks mul oli nagu hästi-hästi tugev peavalu. Ma ei oskagi seda kirjeldada, lihtsalt väga-väga tugev peavalu. Ja järgmisel hetkel olid mul krambid, nagu sellised, kõigepealt olid mul kuuma ja külma hood, ehk siis me pidime veel õhtust minema sööma sinna majja, kas me läksime oma konteinerisse ära, ütlesin ka Hansule, et ma ei suuda nagu mitte midagi teha, mul on ülihalb olla, mul pea nii jõhkralt valutas ja mul käisid niimoodi, et noh, mingid vähem kui 5-minutiliste tsüklitega käisid kuuma ja külma hood niimoodi, et noh, ma värisesin teki all. Mul oli paks tekk peal, ma värisesin, siis ma mingi võtta kõik tekki ja kõik asjad ära, mul on nii palav, on ju, et mul on nii palav. Ja siis lõpuks ma olin ikkagi vetsupoti ääres, täiega oksendasin, mul pea valutas ja värisesin seal ja mõtlesin, mina ei tea, mis saab, nagu nii jõhker, ma mäletan, ma lihtsalt värisesin niimoodi seal, on ju. Ja siis, kas sa kutsusid pereema sinna või rääkisid või ma ei tea? Ma vist käisin korra rääkimas ja siis kuidagi, jah. Ja siis jõudsime siis selle järelduseni, et mul on vist kuumarabandus. Jah, kuumarabandus. Mitte päiksepiste, vaid kuumarabandus. Kuumarabandus, et lihtsalt ongi see nagu peavalu ja siis see värinad, külm soe ja tappev peavalu, et noh, ongi
vaja siis minna arsti juurde, et ma ei saa selliselt. Aga siis austraallane pereema teadis, et tal oli migreenirohtu, ehk siis ta andis oma migreenirohtu mulle ja ta teadis, et sellega siis oli või? Ma mõtlesin, et elektrolüüde said siis sellega. Ma sain tema migreenirohtu, mis on retseptiravimina välja kirjutatud ja No, ma seda ei mäletanudki. ta andis mulle seda, nii et jah, elektrolüüdi vett jõin ja siis ma sain temalt selle tableti. Nüüd see ei tähenda nüüd, et see aitab ja nüüd, ma ei tea, võtke kellegi tablette kindlasti mitte. Mina lihtsalt tol päeval sain. Ja ma ei pidanud kiirabi kutsuma ja haiglasse ei pidanud minema ja kõik oli hästi. Aga jah, selline kuumarabanduse kogemuse ma sain ja siis ma tol hetkel saingi teada, et tegelikult see ei ole niimoodi, et täna on 44 kraadi, ma nüüd pistan nina toast välja, liiga kuum oli ja nüüd 2-3 tunni pärast on mul kuumarabandus, võib ka nii olla, aga see kuumarabandus jõuabki võib-olla järgmisel või ülejärgmisel päeval alles. Ehk siis samamoodi, kui inimesed näiteks töötavad siin 38-40 kraadiga tegelikult väljas ja see on nagu teada, aga ma kuulsin nagu mingeid lugusid, et noh, veinikates või kuskil, kus siis töötatakse õues selliste kuumustega, siis tegelikult personal juba teab ju, me teame ette, millal on sellised temperatuurid väljas, ehk siis tegelikult valmistutakse selleks, et keegi saab 100% kuumarabanduse tol päeval ja et sul oleks siis need külmakotid olemas, millega inimene maha jahutada ja et pannaksegi külmkappidesse asjadesse veinikates juba need valmis, et on teada, et keegi saab varsti kuumarabanduse ja ongi siis see, et üks päev on see kuum päev, kõik on tööl, kõik on chill, on ju, aga siis ongi see, et kas sa oled siis liiga vähe vett joonud, on ju, et sa ei joo piisavalt vett, et tol päeval sa pead jooma mingi topeltkogus, kui sa muidu, on ju. Pluss siis see, kui palju sa siis kaitsed ennast päikse käest ja nii edasi. Ehk siis, et on nagu, kuulsin lugu siis samamoodi, et ka järgmise päeval inimene tuli tööle, oli hommikul veits peavalu tundnud ja järgmisel hetkel kukkus töö juures kokku, et saigi eelmisest päevast siis kuumarabanduse samamoodi. Nii et väga ohtlik värk tegelikult, et sa ei taju seda ära ka, et see algab lihtsalt peavalust ja läheb kiiresti üle selliseks väga talumatuks peavaluks ja nii edasi, nii et ja see on ju mega ohtlik selles mõttes, et kuumarabandus ja just ongi tihtipeale ongi see, et sul on kehas mineraale vähe, et alati ei piisagi ainult sellest, et sa jood vett, et just neid elektrolüüde ja soolasid tuleb kehasse tagasi saada, mis on väga tähtis. Ja noh, jällegi Austraalias on need kraadid niikuinii enam-vähem kogu aeg kõrged. Et siis veepudel peab olema kogu aeg kaasas ja päevas ikka, no ma ei tea, mitu liitrit tuleb ikka vett sisse juua, et noh, näiteks mina praegu, ma ei mäleta üldse, et me Eestis oleks vett joonud. Nagu reaalselt, nagu see, et sul veepudel on, nüüd vist on juba inimestel ja see on nagu väga tavaline vist. Ma ei tea, ma pole ammu käinud Eestis selles mõttes, aga ma tean, et see on nagu teema ja sellest räägitakse ja nii edasi, aga siin on ikkagi veepudel on AJO, nagu ma lähen välja, mul on telefon, koduvõtmed ja veepudel. Ma ei lähe ilma nende 3 asjata kodust välja. Just. Isegi mitte 10 minutiks. Nii et jah, tuleb vett juua palju ja kui on 44 kraadi, siis pigem tasub toas istuda. Just. Nii et... Ja noh, kui lähed välja sinna jõereisile või midagi paadiga sõitma, siis veini asemel võiks pokaalis vesi olla. Või elektrolüüdi vesi näiteks veel parem. Jep, need on kõik head nipid. Jah, nii et siuke kuumarabanduse asi mul oli. Ja see oli nagu väga selline asi, mis tõi mind jälle maa peale tagasi. Ma ei tea, kas ma siis sellepärast kogengi selliseid asju, et muidu mul on suva või miks ma nagu saan selliseid asju kogu aeg. No ma just rääkisin, ma olen nagu õnnesärgis sündinud, et jälle kogu aeg minuga juhtub. Et miks minuga just kui need mingid sellised kuumarabandused asjad, et minul on selles mõttes ka hästi hele nahk, et nagu mina olen terve elu ära põlenud, et ma mäletad, kui me käisime Bulgaarias, ma sain astmepõletuse esimesel päeval, sest mul oli vaja 3 tundi päikest võtta, mis ei ole väga okei. Täna ma ei võta, ma arvan, viimased 3 aastat ma ei ole üldse päikest võtnud ja ma ei võtagi ja nii edasi. Võime kunagi sellest rääkida, aga ma mõtlen lihtsalt, et peale seda ma olen ikkagi väga hoolas sellega, mis mul seljas on, kuidas ma riietun ja nii edasi, et ma nagu väga kardan seda kuumarabandust nii-öelda. No ja absoluutselt, eks ta on tõsine asi ja samamoodi
mitte isegi nagu jah, on kõik need kuumarabandus, päiksepiste, eks ole, et need kõik on ohtlikud, et ennast tuleb kaitsta ja et see kuumus ei ole naljaasi siin Austraalias, et vahest on küll, et mõnus soe on ju, aga sellega kaasnevad ka riskid samamoodi nagu -30-ga. jah. Ja no lõpuks on ka see, et eks see vaikselt nagu nüüd ma ju talun palju rohkem ja olen palju rohkem aga harjunud ja nii edasi versus see esimesel aasta peal see 44 kraadi, et noh, ma ei tea, meil viimased 4 kuud oli 40 kraadi siin iga päev selles mõttes on ju, et see ei tähenda nüüd, et ma kodus istusin, mul oli vaja ju käia poes ja nii edasi, et nüüd on taluvused natuke teised ka. Aga jah. Vot, selline hoiatuslik lugu siia selle episoodi alguseks. Aga siis, kui saime oma kuumarabandused ravitud ja kõik asjad tehtud ja auto tõime ära, mis me eelmise osas rääkisime, meil oli auto väike parandus oli, siis pakkisime oma kodinad jälle kokku ja võib öelda, et lõpuks jätkasime siis oma reisi, mis meil oli plaanis, eks oligi, me käisime seal lapsi hoidmas või last hoidmas 4 nädalat ja siis meil oli plaanis edasi tripida, ehk siis oli ütleme, detsembri algus oli, minu arust oligi detsembri 1. nädal, kui me sealt ära läksime ja minu arust oli meil plaan või me pidime olema 14 jaanuar, kui ma ei eksi, me pidime olema tagasi Griffithis, ehk meil oli selline 1,5 kuud aega nüüd veel trippida. Miks 14? Ma mäletan 21, aga võib-olla 21 me läksime tööle ja siis me tahtsime nädal varem kohal olla. Nii et selline, ehk siis meie plaan oli, me olime siis Barhamis, mis on siis Victoria ja New South Walesi piiri ääres ja meie plaan oli võtta suund Sydney peale ja siis sealt hakata mööda kallast üles minema. Enam-vähem siuke oli plaan minu arust. No miks me üldse olime ju lapsehoidjad ja siin keskel oli see, et liiga külm oli, mis tähendas, me tahtsime sisemaalt lihtsalt kiiremas korras saada ookeani äärde, sest teada oli, et ookeani ääres on soojem. Ja siis oligi, et me ei olnud Sydneys käinud, et alustame sealt ülesse ja jõuame kuhu iganes välja lõpuks. Meil ei olnud vist minu meelest. Meil ei olnud mingit sihtpunkti selles mõttes. Ja minu arust me esimeseks sihtpunktiks, kui ma ei eksi, me võtsimegi Sinimäed ehk Blue Mountains. Või kas me olime enne kuskil veel või? Minu meelest me kuidagi pendeldasime natukene edasi-tagasi, et kõigepealt me käisime Kangaroo Valleys. Vähemalt galeriis pildid on mul selles järjekorras. Võimalik. Et me kõigepealt olime Kangaroo Valleys, siis me jõudsime sealt Sydneysse ja siis me läksime sealt Sinimägedesse. Ma ei tea, mis põhjusel me niimoodi edasi-tagasi käisime. Ja, võimalik, et võib-olla siis saime Sydneys nii suure selle linna kogemuse, et meil mingi ei viitsi, lähme sinna Sinimägedesse. Siis läksime hoopis Kangaroo, ma mäletasin, me läksime Sinimägedesse esimesena, aga siis läksime... No mul on nimekiri siin, ma tegin enne. Läksime siis Kangaroo Valley'sse. Kangaroo Valley on arvatavasti meie jaoks Austraalia top 3, ma arvan, telkimisplatse. Jah. Kangaroo Valley on siis ütleme enam-vähem Canberra ja Sydney vahel, ma ütleks, laias laastus. Ja nagu nimi ütleb, siis känguru org, eks ole, ta ongi selline suures orus, mäed ümber ringi ja üks pluss, mis on see tänapäeva pluss, eks ole, kohtadel, kuhu saad minna, et seal vähemalt siis, kui me käisime 2020 lõpus, siis seal on levi. Jah, jätke meelde, et kõik, mis me räägime, on 2020, et vahepeal võib igasugu uuendusi. Ja, absoluutselt. Siis seal ei olnud absoluutselt levi ja nagu nimi ütleb, siis seal on väga palju kängurusi, sealt jookseb väike süke ojake läbi ka ja seal on väga palju vombateid. See on minu meelest ainuke koht, kus me oleme näinud terve selle aja jooksul vabas looduses vombateid. Vist jah. Ma ei mäleta, et ma oleks kuskil ma ei mäleta ka, võimalik, et oleme, aga ja seal on neid väga palju vombateid ja ta on üldse süke väga mõnus koht ja süke chill, seal on väga palju ruumi, nii et jah, väga mõnus koht, kindlasti ma usun, et võib-olla ei ole nii mõnus, kui on, nagu me oleme rääkinud enne juba koolivaheaegadel on platsidel natukene teine värk, aga siis, kui me olime seal, oli väga hea ja meie reis jällegi võib öelda mingil määral ei alganud nagu hästi või edukalt. Kas sa mäletad, mis esimene õhtu juhtus seal?
Känguruvallis või? Känguruvallis või? Vist jah. Meil oli nagu me oleme enne rääkinud seal Townsville'is, me siis panime selle katusaluse, eks ole, auto külge, kus on hea, et ei pea päikse käes olema või kui peaks vihma tulema, saad vihma käest ära olla. Ja siis panime selle katusaluse püsti ja siis midagi, kas ma tulin appi sulle midagi välja tõstma autost või midagi, et me ei pannud veel neid nööre kinni, eks ole. Ja siis see katusalune lihtsalt tuul tuli, võttis ta kaasa ja niimoodi, et ta lendas auto küljest minema. Ta lendas lihtsalt autol põhimõtteliselt teisele poole. Ja läks täitsa katki ja enam tast tolku ei olnud. Aga õnneks järgmine päev oligi meil plaanis Sydney's edasi liikuda, nii et siis me saime Sydney's kohe vist karantii korras uue, nii et see ei olnud väga probleem. Aga jah, siuke huvitav. Mina mäletan seda Känguruvallit niimoodi, et kui sa kujutad ette suured mäed, on ümber ringi ja siis ongi seal keskel väike org niimoodi, et kui sa teed nagu keerutad, siis sa lihtsalt vaatad niimoodi ülesse, Kausi nagu, sa pead nagu pea ülesse tõstma ja siis sa näed neid suuri mägesid, et sa ei ole mingi väikeste küngaste vahel, vaid sa oled suurte mägede vahel, mis on loogiline, miks seal võib-olla levi ei ole, on ju. Ja kui me räägime kängurudest ja vombatitest, siis me ei räägi, ma ei tea, 3 või 5 või 6, vaid seal oli neid, ma ei tea, mitukümmend. Ja niimoodi, et ma mäletan, et me panime oma campside'i, kõik sai asjad üles sätitud, meil küll ei olnud seda katust, aga me tegime õhtusööki ja ma mäletan, et meil oli niimoodi, et meil oli see sväeg, mis tähendab, et meil oli maas telk, aga see sväeg ei ole väga kõrge ja siis me istusime oma laua taga, saime õhtust ja siis ma lihtsalt nägin, kuidas kõrvad, 2 paari kõrvu vaatasid mind meie telgi tagant. Ehk siis seal olid need kängurud, pluss siis vombatid jooksid samal ajal ringi ja neid oli tõesti mega palju seal. Ja minu meelest, mina mäletan seda niimoodi, et kuna see koht nii meeldis meile, et me tõesti lülitasime selle ennast täielikult välja, mida me tegime üldse kõik see aeg, ma praegu mõtlen nagu, kui me nagu tripisime ringi, me olimegi mitu kuud ju iga õhtu sa oled kuskil õues, istud oma campside'il, mida sa teed seal? Mõtle, kui lahe, me istusime, rääkisime juttu, sa tegid süüa seal samas, sa pesid need nõud seal samas. Mängisid kaarte ja vaatasidki tähti ja vaatasidki kängurusid ja me sõimegi koos kängurudega õhtust ja samal ajal väiksed vombatid vudisesid seal ringi ja nii äge. Et nagu ma ei jaksa ära oodata, millal me seda jälle saame teha, et praegu on lihtsalt elu nii kiire ja praegu on mingid muud nii-öelda teemad, aga see on nagu... Et muidugi mina mõtlen jälle siia vahele korraks, et on inimesed, kes on mingi, mulle ei meeldi matkata, on ju. Oi, me võiks sellest teha episoodi, palun teeme sellest episoodi matkamisest või nagu nii-öelda, et telkimisest, kui sa küsid kellegilt eestlaselt, kas sulle meeldib telkida, siis suure tõenäosusega vastub ei. No jah, on... jah. On palju inimesi, kes ütleks ei, jah. Aga ma arvan, et need kõik ütleksid jaa või vähemalt... nagu kõik, kes algus ütleksid ei, siis ma arvan, et nendest mingi 75% ütleksid pärast jaa, kui nad näeksid, kuidas austraallased telgivad ja mis võimalused on siin telkimiseks, et me ei mõtle telkimist kui sellist telkimist, et sa lähed Jyski sinna 20-eurose telgiga Valgeranda on ja siis oled seal on ja ei. Et siis ongi, et ma arvan, ma olen mõlemad pidi reisija, mulle väga meeldib kämpida, mulle väga meeldib olla seal nii-öelda ühel poole äärmuses, et eladki seal õues ja siis aga samal ajal mulle väga meeldib käia kuskil Gold Coastil pilvelõhkujas ja olla vaid mul mõned päevad seal, et võib-olla natuke selline luksuslikum, aga selles on nii suur võlu olla kuskil mägede vahel koos nende ägedate loomadega ja seal ei ole ainult need vombatid ja kängurud, vetsu juures on suured ämblikud võib-olla, mingid huvitavad linnud, kes teevad mingeid hääli. Aga minu arust ongi, mõlemad on sellised elamused ja omaette kogemused, aga jah, ma vist võtaks selle Känguru Valley kui selle pilvelõhku ja Gold Coastil. Mina lihtsalt tahtsin tuua kahte äärmust ja öelda, et vaata, väga paljud ütlevad, et mina olen seda laadi reisi ja mina olen seda laadi, mina olen mõlemad. Meile sobib mõlemad, Et mulle väga aga ma enamik ajast teeksin seda Känguru Valley varianti ja siis vahepeal läheks poputaks ennast kuskil mullivannis võib-olla on ju. Just. Nagu selles mõttes. Ei, absoluutselt. Aga kuna meile seal nii meeldis, siis me jäime sinna kauemaks. Me ei läinud järgmine päev Sydneysse. Ehk siis... Me 1 päevaks kauemaks. Minu meelest me olime seal täitsa nagu mingi 3-4 ööd. Ei olnud.
ei me olnud. tahtsime sinna tagasi minna, aga me ei jõudnud sinna tagasi. Ma arvan, et ma mäletan, et me olime seal nagu kauem, kui me pidime olema, aga me pidime ka ära minema, sest seal ei ole poodi või nagu pood on võib-olla seal kuskil mäe otsas või teisel pool mäge või midagi, et sinna tasub minna niimoodi, et sul on juba varuga vett ja süüa ja neid asju, sest jah, et siis sa saad rahulikult seal olla, sa ei pea kuskile minema ja asju kokku pakkima. Just. Nii et meil oli, et kui me järgmine kord lähme, et siis me lähme kindlasti nädalaks, oli meie plaan. Nii et jah, kui keegi idakalda tripi teeb või Sydney lähedal telgib või karavaniga või mis iganes moodusega liikleb, siis Kangaroo Valley't soovitaks väga-väga soojalt. Et see on lemmikkoht. Ja see oli minu arust tol ajal, ta oli tasuta tol ajal või? Ma ei tea, kas... Jaa, ma ei mäleta küll. Aga võib-olla on see, väga paljud kohad on nii-öelda tasuta, aga siis sa nagu annetad. Minu arust seal oli, Kangaroo Valley'l oli äkki see, et väljaspool koolivaheaega oli ta tasuta. Koolivaheaegadel ta oli ka väga odav, ta oli mingi $10 plats. Aga siis oligi koolivaheaegad, oli seda nagu broneeringut vaja. Et midagi sükest. Nii et soovitame soojalt. Käisime seal siis. Jah. Ja üldse me võiks ikkagi teha mingisuguse kämpimise episoodi, et ongi mingi camp life või ma ei tea, midagi sellist. Nii et siis saab seal nagu rohkem, mul on nii palju mõtteid, mida kõike ma tahaks jagada, aga ma ei hakka neid praegu rääkima, siis lähme oma looga edasi. Okei. Ja siis, nagu sa ütlesid, me vist läksime Sydneysse. Jaa. Esimest korda oma Austraalia seikluse jooksul jõudsime siis Sydneysse, mis on Austraalia kõige suurem linn, mis ei ole Austraalia pealinn, kui keegi niimoodi arvab veel, eks ole. Aga jõudsime Sydneysse. Ma mäletan ka veel, meil oli siuke pisikene, hästi imelik majutus oli veel. Ja meil oli siuke pisikene tuba, no reaalselt mingi 3 meetrit korda 3 meetrit tuba, Airbnb-st võtsime. Seal põhimõtteliselt oli käinud voodi, kuskil siuke, ma tahan öelda keldrikorrusel, aga vastupidine, pööningu korrusel kuidagi siuke mingi... See terve elamine oli mega veider, nagu mingisugune 4-korruseline elamine, aga iga korrus oli üks väike tuba. Või kuidagi siuke, ainult nagu kuidagi mingi filmides või kuskil näed selliseid, võib-olla New Yorgis mingisugused sellised pööningu mingid korterid või asjad. Ma ei tea. Ma isegi ei oska kirjeldada, see mega veider. Mega veider majutus oli. Ja kas me olime Sydneys äkki mingi 2-3 päeva, ma arvan, see esimene kord. Vähemalt me bookisime 2-3 päevaks me selle majutuse endale. No vana hea, meil oli kogu aeg see, et me teame suunda, kuhu poole liigume, kus, kui kaua oleme, seda me ei tea, et jah, et me lihtsalt bookisime alguses, ma eeldan, et igal pool, kui me midagi pidime bookima, siis 2-3 päeva, et siis vaatame jooksvalt edasi, kas tahame, ma ju ei tea, ma pole enne käinud, ma ei tea, kas ma tahan kauem või vähem olla. Ja minu arust me Sydneys lihtsalt avastasimegi, jalutasime ringi ja... No Sydneys, mis on Sydney to-do, kui sa sinna lähed... Ooperimaja loomulikult. Ooperimaja ja siis on, eks ole, see Harbour Bridge on ju sadama sild. Ja siis on veel eestlastele kindlasti kõik teavad Kudus ja Võõrsirand, seal saab Sydney rand on see tegelikult. Ja siis üleüldiselt linn. Ja Bondi Beach, eks ole, ka maailma kuulus või Austraalia artasti kõige kuulsam rand. Nii et need olid nagu need asjad, aga... Mina kuidagi mäletan, minu arust see oli esimene päev, me check-in'i tegime ära ja siis me liikusime nagu Sydney kesklinna poole või ma ei mäleta täpselt kuidas, aga no eks me olime trippinud on ju ja me jõudsime sinna kesklinna ja ma mäletan kohe, et ma olin kuidagi niivõrd ma ei tea, see rahvamass või see kuidagi, see oli nii pisi, see oli nii kuidagi väsitav, et ma kuidagi ei suutnud üldse kohaneda alguses seal Sydneys. Jah, no ma arvan, et seal oli nagu väga suurt rolli mängis see, et me tulime Kangaroo Valley's Sydneysse, et jällegi ühest äärmusest teise, et sa lähed Austraalia suurimasse linna, Sydneys elab 4,5 miljonit inimest, ja sa olid Kangaroo Valley's, kus sinuga koos, nagu kus oli mega suur campsite ja võib-olla nagu seal, ma ei tea, oli mingi 20 inimest koos sinuga tol hetkel. Känguruid oli rohkem kui inimesi. Just täpselt. Nii et ma arvan, et see on väga suur nagu see mängis rolli. See oli nagu väga kurnav, ma mäletan, kohe alguses. Aga ei, muidu
ma ei tea, mis sina mäletad sellest, ma mäletan kõige eredamalt vist isegi, ma ei mäleta Sydney ooperimaja, vaid kõige eredamalt mina mäletan seda mingit õhtust juhuslikku Hiina linna külastust, mäletan mina kuidagi kõige eredamalt sellest esimesest Sydney külastusest. Mina ka ja mitte ainult Hiina linna, aga kuna sa Hiina linna juba mainisid, siis minu meelest peale seda on nüüd see, et alati kui me käime Melbourne'is või Sydneys, siis me lähme alati Hiina linna, sest need on tõesti lahedad, sealt saab alati väga head toitu, vahet pole kuhu sa sisse astud minu meelest, ja need on lihtsalt lahedad. Ja teistmoodi ja et Sydneys ja Melbourne'is mõlemas kohas on need olemas. Aga mina, nüüd kui sa ütlesid, siis mul tuli see elamine meelde, see oli mega veider, aga mina mäletan, et kohustuslik käimine, kui sa Sydneys oled, come on, sa pead minema ooperimaja juurde, on ja. Et ma ei olnud nagu sellest mingi ülimalt vaimustuses, et sinna minna, et ma mingi, lähme käime ära, lihtsalt lähme jalutame, et ma ei hakka nagu mingi ekstra, ma ei tea, mida tegema, et sinna saada, et lihtsalt lähme mingi hetk. Minu meelest me võtsimegi jalutuskäigu niimoodi, et me jalutasimegi sinna Sydney ooperimaja juurde ja see oli üllatavalt lahe. Et nagu me vist mõlemad olime, kuna see on, me tuleme jälle selle juurde tagasi, mulle ei meeldi need mingi maailma turisti maks kõik need kohad on ja, et mulle ei meeldi käia reisil niimoodi, et ma kogun neid linnukesi. Tegelikult on palju lahedamaid kohti, mis ei ole üles haibitud ja nii edasi, et aga noh, tõesti, kui sa oled Sydneys ooperimaja juures, tuleb ära käia, et ma ei olnud lihtsalt selles mõttes väga vaimustuses sellest või ma ei olnud ennast nii-öelda üles haipinud, või mingi üks maja on seal ja tore. Aga see on tõesti, see oli võimas. See minu meelest meeldis meile mõlemale rohkem, kui me oleksime arvanud. Ja me jõudsime sinna päeval, aga me jäime sinna minu meelest, kas me käisime vahepeal ära või me läksime õhtuks tagasi, aga minu meelest ka seal on siis Sydney ooperimaja juures on selline kohvikute ala ja siis me läksime sinna ikkagi veini jooma õhtul. Ja see on see ooperibaar või... Ja siis vaatasime sealt silda ja ühele poole vaatasid silda, teisel pool oli ooperimaja. No ta ikka on, ta on võimas ikka ja ta on võimas hoone ja ta on tõesti, ta on ju nii ikooniline hoone, et kui palju on maailmas olemas hooneid, kus põhimõtteliselt, kui sa näitad kellelegi pilti ja ükskõik kust maailma otsast inimene oskab sulle öelda, mis maja see on, et arvatavasti neid maju võid ühe või kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Ja ta on tõesti ilus ja ta lisaks sellele, et on nagu lahe maja, siis see koht ju, kus ta on super ilus, kogu see sadama ala seal on nagu väga ilus ja kõik need päikseloengud seal, ehk siis ta on lihtsalt super ja mulle meeldis nagu see, et seal ümbruses ka, et ei ole nagu linn, et seal kohe on see park ja siis seal on see mingi botaanikaaed, vist on mingisugune pisem seal ka veel, kui ma nüüd ei eksi. Aga nii, et jah, ta on väga mõnus ja pluss oli veel see, eks ole, et me räägime ikkagi 2020 detsember, kuigi meil ei olnud COVIDiga siin nagu nii hullusti, kui oli võib-olla ülejäänud maailmas, siis ikkagi inimesed liikusid vähem ringi. Turiste ei olnud. Turiste ei olnud. Ma arvan, et see oligi põhiline. Kui ma nüüd ei eksi, minu arust meil oligi seal, minu arust meil on kuskil mingi video ka veel oleme teinud, kus me oleme Sydney ooperimaja ees. Niimoodi, et täpselt see, mis arvatavasti muidu iga päev on inimesed trügivad seal, et saaks kiirelt selle pildi ära teha ja me tegime lihtsalt 360 kraadi ja me olime ainsad inimesed, meie 2 ja Sydney ooperimaja, okei, seal oli võib-olla 4-5 inimest veel, kus tavaliselt oleks 400-500 inimest, on ju, et see oli nagu ka väga sürr kogemus. Ma arvan, et sinna ette, kus kohast meil on niimoodi, et need kaks koht, nagu et me oleme hästi lähedal selle, ma arvan, et ma ei ole näinudki, et kuskil oleks kellelgi väga seal, võimalik, et sinna pääsegi ligi, aga jah, ma arvan, et seal piirid olid kinni ja palju kohalikud ikka iga päev oma ooperimaja vaatamas käivad seal lähedalt, nii et point oli siis see, et tegelikult turiste ei olnud, mis tähendas, et me saime minna vaatama ilusti seda. Aga kui nagu jällegi mina olin seal päeval ja mina olin seal õhtul, siis õhtul on ta ikkagi nagu palju võimsam või lahedam selles osas, et õhtul on need linnatuled, õhtul on see sild on ju tuledes. Ooperimaja on väga hästi näha, et see vibe, mis seal kohvikus õhtul oli, kui me siis läksime veini jooma, see oli väga mõnus. Ja me kunagi jõuame ka oma juttudega sinna, et me läheme ühel päeval sinna ooperimaja juurde tagasi, aga tol päeval me lähemegi päriselt ooperit vaatama.
nii et aga selle jaoks peame natuke paar aastat ootama veel. ootama veel, aga vot see oli võimas, et seal me oleme reaalselt ühes kohas, kus meil ongi terve linn, sild, ooperimaja ja siis me vaatame veel ooperit ka. Nii et ja õhtusöök ja kõik asjad, nii et aga sinna me veel jõuame. Praegu me oleme siin, et me näeme niimoodi ooperimaja. Ehk siis, et ta ei ole lihtsalt niisama üks kuulus maja, vaid seal tehakse, miks ma seda korraks mainisin, on see, et seal tehakse ikkagi üritusi ja päriselt seal toimuvad teatrid, et nagu igapäevaselt igapäevaselt töös olev maja, et ei ole niisama mingisugune. Et mina näiteks, mida me tol hetkel ei osanud võib-olla vaadata või isegi mõelda, siis täna mina mõtleks niimoodi, et kui ma oleksin Sydneys, ma läheksin sinna, ma ei tea, õhtul seda vaatama, ma võib-olla lähekski õhtu tuledes seda kõike sinna vaatama, siis ma vaataksin pileteid, mis iganes teatrile, ooper, noh, et see ei pea olema ooper, seal on muid teatreid ka. Et tegelikult, kui ma mingi kord vaatasin neid hindu, siis need hinnad on 40, 50, võib-olla 60, 70 taala lihtsalt. Ja see on väga mõistlik. Ooperimajja sisse teatrit vaatama mitmeks tunniks. Väga lahe ja ei ole ju tegelikult üldse nii kallis, kui me räägime maailma kuulsast majast. No selles mõttes, et jah, seal saab ka kindlasti osta $400-500 piletid, et jah, nagu sa ütlesid, et see ei ole üldse kallis, et sinna sisse pääseda. Ma ei tea, ma arvan, et me tookord ei tuld selle peale üldse, et vaadata, et ma tahangi mainida, et võib-olla kõik mõtlevad, et issand jumal, see on mingi, ma ei tea, $1000 on ja. Et tegelikult võib-olla seal, jah, see on suur sealt sees samamoodi, et siis saadki võib-olla tahapoole omale kohad 50-ga. Ja kui vaatadki äkki ongi üleomseks mõni pilet alles, siis samamoodi, ehk siis meie ei mõelnud sellele, nüüd kui ma peaksin niimoodi minema, ma kindlasti vaataks, et nagu jumala tore tegevus, mida teha. Noh, selles mõttes me võime veel saladuskatte all öelda ka veel seda, lisaks küll me sinna jõuame, et mis see täpselt see Brenda kokku keeras on ju, aga siis nüüd me oleme nii-öelda ühe Sydney ooperimaja külastuse ka võlgu, täpsemalt siis minu vanematele. Nii et jah, Brenda tegi ühe kihlveo, mida ta kaotas, aga küll me jõuame sinna, mis kihlveo sa tegid. Ma võitsin selle kihlveo igal juhul, lihtsalt selles mõttes mul oli igal juhul võit kihlveo mõttes, aga nagu ma kaotasin selles mõttes, et ma pean välja tegema. Jah, me peame välja tegema siis Sydney ooperi külastuse pluss majutused pluss söögid. Oli ka kõik see või? Kogu komplekt oli teil. Oleme ikka kindlad selles. Ja, minu arust küll. Minu meelest oli lihtsalt ooperimaja külastus. Võib-olla majutus ei olnud, aga õhtusöök oli ka kindlalt. Mul tundub, et sa paned siin asju juurde juba. Ei, õhtusöök oli ka. Nii et jah, kui mul vanemad nüüd uuesti Austraalias tulevad, siis meil on Sydneysse minek on ees ootamas, nii et jah, ooperimajas sees me ei ole veel käinud, nii et, aga selle vea me arvatavasti järgmise 12 kuu jooksul kindlasti parandame. Ja kui tahad seda näha, siis ole Instagramis, jälgi meid, siis seal kindlasti tuleb midagi kohe, enne kui me jõuame, ma ei tea, mitmekümne episoodi pärast sinna meie lõhuga. Ma arvan, et me läksimegi peale ooperimaja külastust, leidsimegi selle sama Hiina linna. Ma arvan, et see kõik toimus ühel päeval. Ja, väga võimalik. Ja minu meelest me leidsime Melbourne'is täpselt samamoodi, ehk siis me oleme kogu aeg need Hiina linnad kogemata üles leidnud. Ja see ongi see, et me ütlesin ka, et me lihtsalt võtame, me ei vaata, me ei loe reviewsid või mingid, mõni kord, aga muidu me lihtsalt nagu tavaliselt reisides kõnnime, vaatame, kus vibe on, kus on ja elu viib alati õigesse kohta. Nii et just. Minu meelest me sõime oma elu parima nuudliroa seal ühes. Ma ei mäleta selle koha nime, mul pole õrna aimugi, kus see asub, aga ma mäletan täpselt selle ust, ma mäletan täpselt, kus kohas ma istusin. Ma mäletan, milline see seest välja näeb. Sama. Ja ta oli tõesti, ta oli nii hea, ta oli uskumatult hea. Tead, et sama tähendab welcome indoneesia keeles. Jah. Iga kord, kui keegi ütleb sama, nagu 2 korda järjest, siis mul on see. Indoneesia vibes. Nii et see Hiina linna külastus oli seal too õhtu oli vägev. Ja üldse nagu, ei midagi ei olnud nagu Sydney vastu. Aga võimalik lihtsalt see esimene külastus ka Sydneys, võimalik oli ka see, et et me olime oktoobri lõppeks oleme, tulime töölt ära. Meil oli auto ehitatud, on ju, et tripio minna. Ja siis me sõitsime nädal aega põhja ja siis tuli veinike intervjuu. Siin oli külm,
läksime lapsehoidjateks, on ju. Siis me läksime, olime seal 1 või 2 ööd seal Kangaroo Valley's ja siis me olime jälle tagasi Sydney's, me olime mingis veidras kortertoas, mis iganes. Et ma mäletan niisugust üleüldiselt sellest esimesest Sydney külastusest, ma mäletan lihtsalt sellist tahtmist sealt Sydney'st minema saada. Et ma arvan, et see ei olnudki võib-olla 100% ainult see Sydney nii-öelda, et ta oli nii pisi ja kiire ja suur ja palju rahvast, vaid oligi see, et meie ise olime nagu teisel lainepikkusel tol hetkel. Me tahtsime jah, ma arvan ka, et me tahtsime trippida, me tahtsime, et oleks soe, sest me plaanisime Põhja-Queenslandis trippida, ehk siis me olime viimased pool aastat ju unistanud sellest, kuidas me ookeani ääres telgime, kämbime, chillime, lihtsalt puhkame. Et see ju Sydney on tore, linnareisid on toredad, aga need ongi täpselt 4-5 päeva maksimaalselt toredad minu meelest. Ja siis on aeg sealt edasi liikuda. Nii et ja siis me, kui nüüd võtta nii-öelda kaart ette, siis me hakkasimegi liikuma lihtsalt Sydneyst ülespoole. Ja ei olnud jah, muidugi ma ise ütlesin ju. Ise juba ütlesin. Mingil põhjusel, aga siis meil oligi, et me ei vali ju järgmist linna, sest me ju ei olnud käinud, mis tähendab, et nüüd tundub loogiline, et siis me läksimegi Sinimägedesse. Siis me läksime Sinimägedesse. Mis tähendab, me võtame jälle suuna nagu sinna poole, kust me tulime. Otse läände ja läheme siis ühte Austraalia kõige kuulsama mäeahelikku ehk siis Sinimägedesse. Ja Sinimäed olid võrratud see nagu ilu poolest. Aga Sinimägedega hakkas ka üks jätkus mingil määral selline teema, mis toast oli, et kogu aeg sadas vihma. Ehk siis ja seal oli jõhker mägedes sõit ka ju. Ja kõik oli märg ja seal me tegimegi, seal oli Sinimägedes oli paar erinevat sükest telkimisplatsi, minu arust need olid kõik tasuta ka, kui ma nüüd ei eksi. Ja siis me telkisimegi seal ja päeval jätsime siis oma nagu telgiplatsi jätsime püsti ja siis autoga sõitsime ringi ja õhtul läksime jälle oma telgi juurde tagasi. Minu arust me olime 2-3 ööd olime Sinimägedes. Aga ma mäletan jah, et kogu meie point oli see, et me 6 aega lükkasime nagu edasi seda trippimist ja siis, kui me Sinimägedes olime, eks me olime kõrgel ka, aga minu arust öösel Sinimägedes oli 4 kraadi sooja. See oli külm jah. No ja me läksime jälle sisemaale tagasi, on ju. Ma ei tea, miks me ookeani ääres siis ei liikunud. Aga meil oli siis see, et me avastasime äkki siis tol hetkel, et okei, et Sinimäed jäid käimata, et lähme käime ära. Ja Sinimäed on väga ilusad, väga lahe, võimas matk, väga palju erinevaid radu, kus käia, et nagu selles mõttes, et võid seal ilusti mitu päeva olla ja erinevatel radadel käia. Aga kuna ilm oli siuke nagu ta oli, siis oli jälle vaja suund võtta siis ookeani poole. Aga minu meelest sealt Sinimägedest me ei sõitnud nii-öelda läbi Sydney tagasi, vaid me tahtsimegi siis Sydneyst ülespoole minna, äkki me valisimegi Newcastle'i järgmiseks linnaks, aga seal vahele jäi siis mingisugune Martinsville mingisugune campsite või mingisugune koht, kus me ööbisime. Ma hästi mäletan, et me jõudsime öösel sinna, see jääb nüüd siis seal Sinimägede ja kuskil Newcastle, kuskile sinna ta jääb, on ju, ma täpselt ei tea, aga ma mäletan ainult seda, ma ei teagi, kas me siis läksimegi ainult ööbime sinna, see oli tasuta. Minu arust küll, kui see nüüd see plats, millest mina mõtlen. Siis võib-olla trippisime ringi ja siis ööbisime, et järgmine hommik edasi liikuda sinna, kuhu me siis liigume. Ja ma mäletan nii hästi, et see vana hea, kui sa liigud, seal me oleme veel algajad. Ühel hetkel me jõuame siis oma kämpimisega sinna, et varem, kui me tahtsime minna päeval valges, vaadata oma campsite üle, kas saab koha ja kus, siis ühel hetkel me olime sellised vanad kalad juba, et meil oli jumala suva, me läksime pimedas. Ja mõnikord me jäime pimedas, aga tol hetkel me jäime pimedasse, kui me sinna läksime. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas me sõitsime mägedes, pimedas ja kui me siin, kes on kuulanud pali episoode ja nii edasi, kus ma räägin ka, et kus sul on mingid kuristikud ja nii edasi, et Eestis, Euroopas me oleme harjunud, et iga auk on sul kinni kaetud, topelt mingisugused kaitsed, lindid, asjad või teed on sul ilusti kinni kaetud või nii-öelda piirdedki vähemalt, siis ega tegelikult ju Austraalia on nii suur, et kui sa Austraalias mägedes sõidad, siis tegelikult on täpselt samamoodi nagu Indoneesias, et sul ongi kuristik kõrval, on ja? Et siis mina olen alati nagu kartnud neid mägesid ja siis öösel pimedas sõita veel, ei tea kuhu,
kus me välja satume, me oleme keset džunglit põhimõtteliselt nagu metsa ja me jõudsime siis sinna campsite'i kohale, noh, väga palju puid ja noh, metsas oled on ju enam-vähem, kuidas sa seda ette kujutad. Ja panime siis püsti oma telgi ja läksime magama ära. Ja see, kui sa hommiku tõusid, mul ei lähe mitte kunagi see meelest ära. Sa tõusid hommikul üles mingisuguse kisa peale ja see aasta oli ka sellega väga suur teema. Ma ei tea, mis need elukate nimi oli nüüd. Sikaadad. Sikaadad. Guugeldage, kes ei tea. Ma ei tea, mis see eesti keeles on. Need on väga suured, suuremad kui kiilid. Siuksed nagu põrnikad, aga kiili tiibadega. Nad pigem näevad välja nagu need, mis need on, riidekoid? No. Riidekoi kõlab nii igavalt. Need on ikka nagu, nad on värvilised, ilusad, võimsad, suured putukad. Lendavad. Ma üritan, aga sa võid rääkida sellest hommikust, ma üritan välja uurida. Tol hetkel me ei teadnud seda. Nüüd me jälle oleme paar aastat on mööda läinud, täna ma tean, ma olen targem on ju, et meil... Rime. Eesti keeles on nad tirdilised, noh, et nad on siis kuuluvad, ma eeldan siis mingi selle rohutirtsu ja nende perekonda, aga tirdilised. Aga otsi YouTube'ist nende heli välja palun, et me saaks lasta seda. No, laseme. Ütle, kui sa oled leidnud, ma siin kaua räägin. Igal juhul tol hetkel me ei teadnud seda, me kuulsime lihtsalt nagu sa oled metsas ja see kisa on nii tugev, et see on reaalselt nagu, ma ei pinguta üle, et see kõrvakilel on valus ja kuna Hansul olid need head, need muffid, need kõrvaklapid. Nagu päriselt nagu tööehituse klapid. Jah, siis ma mäletan, et me kordamööda panime neid peale, et kiirelt hambad pesta ja nagu jooksuga me pakkisime oma kämpimis asjad kõik kokku, et kiirelt autos, et me saaksime sealt lihtsalt minema, sest see oli nii vali. Pluss ma mäletan, et kui me nagu pimedas sa näed, mis seal on pime mets, on ju, hommikul teed silmad lahti, siis tavaliselt on mingi, oh my god, kuhu paradiisi või nagu, kui ägedasse kohta sa oled sattunud, et öösel tundub kõik nii õudne ja creepy ja mis iganes. Ja siis päeval on nagu nii ilus, sul näed mingisuguseid vaateid, mida sa öösel ei näe, siis seal oli tõesti mets, pikad puud ja puude peal oli sildid, kuidas on ohtlik seal olla, sellepärast et puud võivad langeda. Ja me olime oma telgiga magasime seal. Ja see oli nagu campsite, see oli ametlik campsite selles mõttes. Aga öösel, kes see öösel seda silti puu peal nägi, noh, mina ei näinud ja see oligi, et okei, lähme kiiremas korras siit minema, et üks asi on see puud võivad alla kukkuda, aga teine asi oli see nagu selline tunne, et kõrvakile läheb kohe katki, et lihtsalt ei suuda olla, et need elukad siis teevad sellist häält, aga tol hetkel me ei teadnud, sest me nüüd see aasta oli meil nüüd siin Griffithis oma kodus oli nendega väga suur teema, ma võin täiesti ära unustanud, issand, kui tore vaikne meil siin praegu on. Kindlasti on mingi podcast episood, kus on taga neid kuulda tegelikult, seda pininat, seda olid mingi 2 kuud meil siin ju. Täitsa võimalik, jah. Ma nüüd siis lasen teile, ma igast ajaks hoiatan ette, et võib-olla nüüd peab panema natukene vaiksemaks, ma ei ole kindel, aga ma üritan vaikselt lasta ka, aga sellist häält nad siis teevad võimalik, et olete kuskilt filmidest ja asjadest ka enne näinud. No ma juba tunnen mingeid võnkeid kõrvas, see tunne. No see ei ole võib-olla kõige parem näide, aga põhimõtteliselt. Ja, noh, see võib-olla oli siin paar tükki neid on ju, aga siis kui sul on neid tuhandeid või miljoneid on ju, et see on siis jah, lihtsalt see, kuidagi see sagedus on nagu see, mis tekitab selle, jah, ma ei oska öelda, igastahes see oli jah, kõrvu lukustav heli ja siis me kiiresti pakkisime selle asjad kokku ja läksime Newcastle'isse. Kas sa tahad rääkida nendest elukatest ka, et need muidu elavadki troopilises vihmametsades ja kui on väga nii-öelda kuivaasta või märgaasta, kumb nüüd niiske, sest nad elavad nagu põhjas troopikas, siin neid ei ole niimoodi. Ja, aga ma ei tea, meil oli ka täna, see aasta oli väga kuiv ju. Aga oli mingi värk, et oligi ennustada, et 2025 aasta suvi on neid hästi palju, et midagi soodustas, aga samas see ei ole loogiline, sellepärast, et ühel hetkel ma avastasin nagu hoovist igal pool, et mingid koorikud, mingid veidrad koorikud on kuskil puude küljes igal pool. Siis ma mingi, oh my god, mis meil on mingi haigus siin või mis elukad need on, terve puu oli täis muru peal, maja peal, mul peenras igal pool ja
järgmine hetk nagu hiljem, kui ma kuulsin seda, siis noh, siis oli loogiline. Ja siis sa näed, et maa sees tulevad mingid suured augud, nagu lõppu ei tule sealt maa seest, vaata, et mis asja. Ja siis tuligi välja, et need elukad elavad mingi 7 aastat maa all. Midagi sellist jah, ja siis ronivad välja. Ja mõtle, kus kohast nad välja ronivad, see on ikka väga pikk tee neil. Ja siis nad on põhimõtteliselt nagu mingil määral nagu liblikad, eks ole, et see, mis iganes see rööviku kuju või mis iganes nad siis oma elu varajases staadiumis, kuidas neid nimetatakse, et sellest nad siis ronivad välja või kooruvad välja ja siis siuke koorik jääb puu peale ja ise lendavad minema. Ja koorikud ikka nägid väga õudsed välja, kui ma neid nägin. Ja ise nad näevad väga lahedad ja ilusad välja. Ja kusjuures mul on isegi sellest elukast pilt sellel samal campside'il. Õhtul meil oli hästi suur selline elukas, oli meie telgi ees. Ja siis me mingi, oh my god, vaata kui suur mingisugune kiil või liblikas või ma ei tea, mis asi ta on, vaata. Ja. Nii et jah. Nii et jah, see oli, kui nad ikka hakkavad laulma ja seal see on, jah. Ta on ikka niimoodi, et ta hakkab ikkagi ajudele selles mõttes, et ega uksi asju, mitte midagi, aknaid, midagi siin praegu suvel lahti ei saanud hoida või kevadel, millal need olid, et see, noh, kui sa kuulsid, panid ukse kinni veel ja siis kuulsid neid kaugemalt, see oli korraks mingi, nii tore, kõru saab puhata. Aga see on nagu üks selline, miks me nii pikalt sellest räägime, see on üks selline asi, mis ka jälle nagu kämpimisel alati välja tuleb. Sa mitte kunagi ei tea, üks öö on sul kalkunid, kes võitlevad, karjuvad, on et nagu mingi selline teema, siis teine öö ründavad sind vihmutid, 3. öö on sul, öö on okei, hommiku tõused üles ja sul on kõrvu lukustav mingisugune heli seal, et sa pead ruttu sealt minema, et selline see nii-öelda kämpimise elu on ja mulle nii nagu meeldib see sellepärast juba, et sa kunagi ei tea ja mitte kunagi ei hakka igav. Ja sa kogu aeg ju tegelikult pead tegelema millegiga. No, et sul on probleem, sa kas ei saad magama või siis sa pead ruttu asjad kokku pakkima, et ära minna ja need asja, need lahe. Crazy. Ja, aga sealt, kus me edasi liikusime, Ants? Newcastle'isse, mis on siis siuke mingi 1,5 tundi põhja pool Sydneyst või tunnike. Ja Newcastle'is on, ma ei mäletagi, mis me veel Newcastle'is teeme, sest ma räägin, see oli 5 aastat tagasi, täpselt ei mäleta päevaplaani, aga Newcastle'is on selline väga lahe looduslik bassein või ma isegi ei tea, kuidas selle kohta öelda. Bogey Hole. Aga jah, selle nimi on siis Bogey Hole ja nii et ongi vist, kui ma mäletan nüüd õigesti, vaat ei mäleta, ei ta ei ole looduslik. Või noh, kuidas defineerida. Mingi rikas mees kunagi tegi selle. Kunagi üks admiral oli siis lasknud endale teha selle kümblemiseks. Aga ta on siuke suur ja niimoodi, et ookeanist lained lendavad sinna ja see väga, väga mõnus koht ja meil on, vist kindlasti on sotsiaalmeedias meil ka mingisugune reel või video selle kohta. Ehk siis see on koht, mida kindlasti soovitaks Newcastle'is. Ja ma mäletan, et nagu ma juba rääkisin, siis ega ilm ei olnud hea. Kui me seal käisime, siis ei olnud väga soe ja vihma sadas. Ja me ei läinud ujuma ka sinna, me oleme käinud seal ujumas, aga see on olnud jällegi hiljem, kui me käisime. Me ei käinud tol päeval. Käisime. Päriselt või? Ma mäletan nii hästi, et me ei käinud tol päeval. Ja me käisime. Et ülikehv film oli, aga siis meil mingi, me ei saa nagu ära minna. Mina nagu mäletan midagi sellist, aga meil ei ole ühtegi nagu pilti sellest, et me oleks seal vees käinud ujumas. No vot ei tea, äkki ei käinud ka siis. Ma mäletan, et nii külm oli, et oligi see, et me peame siia kunagi tagasi tulema ja see oli nagu põhjus ka, miks me siis kindlasti panime selle kavasse, et sealt läbi käia. Ei tea, millal me siis käisime seal? Sinu vanematega. See oli minu arust see ei olnud esimene kord, kui me seal ujusime. Aga vaat ei tea ka. Igastahes seda kohta soovitame soojalt, minge sinna, see on mega lahe. No ma sinna ekstra ei hakkaks selle pärast minema, aga kui sealt läbi kui sa oled juba seal Sydney kandis ja liigud põhja poole, siis nagu soovitaks. Aga muidu Newcastle on siuke väike ranniku äärne linn. Ma ei mäleta, kas enne Newcastle'it või peale Newcastle'it, et seal ongi Newcastle ja peale seda tuleb Port Macquarie. Et seal vahepeal oli mingisugune linn veel, kus kohas sa nagu hea ilmaga või olenes siis jälle ajast. Sa said, nagu seal oli siuke lookout, kus kohas sa said vaadata sellist asja, nagu sa näed Early Beachil, vaata Whitehaven nendel saartel, et sellised liivaluited ja ookean ja niimoodi kordamööda. Päris ilus vaade oli. See koht on natukene minu arust rohkem põhja, minu arust selle koha nimi on Nambucca Heads. Jah, just. Ja see on kuskil juba seal Coffs Harbori lähedal.
et see no on siis nagu need rohkem tulevadki põhja. seal Ja. järjest selles mõttes, okei. Nii et, Siis ta läheb Port Macquare'ist ikkagi edasi, on ju? jah. Nii et olimegi siis Newcastle'is, siis tulebki, ma korra võtan kaardi lahti, ta ei mäleta siin peast täpselt, aga me kindlasti Newcastle'is, me kindlasti jäime ööseks, jaa, et me tegime seal nii-öelda, olimegi siis seal ookeani ääres ja käisime söömas ja nii edasi. Ja Newcastle on väga, ma ütleks, et noh, mingil hetkel, kui sa liigud sealt Sydneyst ülesse, siis ühel hetkel sa jõuad Queenslandi. jah, Ja Queensland on siis nagu, kui ma valiksin omale mingi linna või kohad, kus elada, siis noh, ilmselgelt Queenslandis. Aga kui ma võtaksin siis nii-öelda Sydneyst kuni Queenslandini mingi koha, siis ma arvan, et Newcastle on koht, mis mulle meeldiks. Sellepärast, et ta piisavalt lähedalt Sydneyle. jah, Ja jah, mitte nüüd, et ma nüüd valiksin seal olla, aga nojah, tegelikult Byron Bay on ka suht hea. No igal juhul point on selliselt, et Newcastle on nagu, ta on ilus. Ta on ilus, ta on ranna ääre, ta ei ole liiga suur, jah, tal on Sydney on lähedal, et ta ei ole üldse halb valik selles mõttes, jah. Et ta ei ole üldse halb valik. Aga ma ei tea, kuni sa otsid, siis ma räägin, et sealt... Ei, mul ei ole midagi, mul ma mõtlesin, et sa otsisid midagi. Ei, ma lihtsalt tahtsin vaadata siit jah, et sealt me läksimegi minu arust edasi nagu Port Macquarie'sse, kus asub meie Austraalia lemmik karavanpark. Jaa. Ja nüüd ongi see vahe on ju, et väike kiire meeldetuletus siia, et Eestisse võid minna, võtta oma telgi ja minna metsa telkima ja heal juhul on need RMK majad ka ju, kus sa saad olla ja nii edasi, siis siin sükest asja ei ole, sa maksad oma kämpimise eest ja sa ei või igal pool kämpida, mis tähendab, et on tasuta kohti, aga need on niimoodi peidetud, meil oli tolleks hetkeks äpp, me vaatasime äpist, kus kohast on võimalik, siis on palju kohti, mis on annetustega ja siis on mis asjad need on nüüd, karavanpargid, kus sa siis saad rentida nii-öelda muruplatsi. Jah. Nii et me alati ei käinud karavanparkides. Karavanpargid on tavaliselt on kallimad, aga tihtipeale on karavanpargid võib-olla paremas asukohas. Nad on kas linnas sees või ookeani ääres. Karavanpargis on tavaliselt on ka bassein, on võib-olla vähe ilusamad ja korralikumad pesuruumid, seal on WC-d, seal on tavaliselt ka võimalus oma pesu pesta, nii et vahepeal lihtsalt on nii-öelda, kui su elu on ratastel, siis on lihtsalt vahepeal mõistlik teha süke väike vahepeatus karavanpargis. Saad laadida asju. Jah, saad laadida asju, kui sul endal elektrit, nii et no seal oligi, et kui sa tripid seal mingi paar nädalat kuu ringi, noh, ma ei tea, paar korda ikka on vaja pesu pesta on ja nii edasi, et siis me sättisimegi need asjad, et me ei hakka oma kodinatega kuskile pesumajja minema, et siis me juba maksame öö seal karavanpargis paar ööd, oleme kuskil mõnusalt keset linna või siis olemegi ookeani ääres ja saab nii-öelda mingid protseduurid ja asjad siis seal mugavamalt ära teha, et kas või mingid toidupreppi ette teha endale. Ja noh, tegelikult meil oli enda elekter olemas, meil oli päiksepaneeli olemas vänil. Ei, tol hetkel me olime autoga ju. Ei olnud. Nii et meil ei olnud elektrit. Nii et... Ei, meil elekter oli, aga... No läpakat sa ei saanud laadida autos ju. Siis meil inverterit vist ei olnud esimene aasta, jah. Jah, nii et meil oli küll külmkapp ja kõik selles mõttes autos olemas, aga näiteks läpakat ei saanud laadida, et siis oligi see, et oli mõistlik lihtsalt vahepeal minna ja laadida kõik oma asjad jälle täis. Just, see oli sul õigus. Ja siis me läksimegi sinna ja see on nüüd meie lemmik karavanpark. Ta on see, ma kohe ütlen ka selle karavanpargi nimi. Minu arust ongi Port Macquare'is ainuke karavanpark. On ka ainuke karavanpark. Ma arvan küll. Võimalik. Igatahes ta on see mingi RACQ karavanpark. No jah. Ta on, kui sa Port Macquare'it guugeldad, siis tuleb see karavanpark kohe välja, sest Port Macquare'is on siis, mis on Port Macquare'i teema, miks seal peatus teha on, ookeani ääres on selline tee, kõnnitee, kus on siis, mis on üleni kive täis ja siis need kivid on värvitud inimeste poolt. Ka meile kuulub üks kivi pool seal, terve kivi mitte, aga ka meie oleme joonistanud ühe kivi peale ja kirjutanud oma nimed ja aastaarvud, kui me seal oleme käinud, et iga aasta, kui me seal jälle käime,
siis me lähme paneme uue aastaarvu kirja. Minu meelest me oleme 2-3 korda seal käinud, nii et need mõlemad korrad on seal kivi peal kirjas. Nii et kui lähete, saatke meile pilt, kui meie kivi üles leiate. Ja väga tore jalutuskäik on seal kivide juures, pluss siis täpselt seal samas ongi see sama karavanpark. Nii et sul on täpselt ookeani ääres karavanpark. Selle nimi on NRMA Port Macquarie Breakwall Holiday Park. Nii et jah, see soovitame soojalt. Paar aastat tagasi ma mäletan, sealt kohast on meil ka siuke hea näide, et mis on hinnad nagu tavahooajal ja siis, kui on koolivaheaeg, et me ööbisime seal paar ööd, see oli mingi teine trip, aga... Võimalik, et see oligi sama trip, sellepärast me jõuame detsembris praegu, kohe varsti jõuamegi jõulude ja asjadeni, nii et seal algabki tegelikult ka koolivaheaja hooaeg. Siis me tulime teistpidi, okay. Sest seal me otsustasime... Aga me olime vänniga tol hetkel, jah. Ja siis too aasta oli niimoodi, et me ööbisime seal, oli $35 öö, ehk siis kuskil siuke, ma ei tea, 20 eurot natuke peale oli öö, see plats meil seal. Ja siis järgmine päev hakkas koolivaheaeg ja hind oli $90 öö. Ehk siis kuskil, ma ei tea, minu meelest see mingi 75 või 60. Ei, $90 oli. Okay. Nii et see läks 3-kordselt või 2,5 korda. Ja ei, see oli crazy, kui suur nii-öelda hinnatõus oli, sest me tahtsime pikendada ja see oli mingi, saab, aga. Jah, saab, aga siis ei soovi. Me siis pikendame selle ühe, kus on veel soodne ja siis liigume edasi. Selle raha eest tol hetkel sai veel kuskil nagu päriselt mingi Airbnb või midagi. Ja, nii et see oli nagu crazy. Aga see on super ilus koht, mulle nii meeldib, see on üks linnadest, kus mina näeksin ennast elamas. Port Macquarie'is, jah? Jaa, muidugi, mõnus ookeani ääres. Minu arust idekas. Okay. Jah, ei, absoluutselt. Ma mõtlen, palju me seal Port Macquarie'is oleme ringi käinud, me oleme olnud seal karavanpargis suurest ajast, me oleme alati olnud seal nii, et me oleme alati, kui me oleme käinud seal, siis me oleme alati võtnud selle karavanpargi ja siis me oleme alati mingi, oh my god, ma tahan ainult siin ookeani ääres olla ja siis me tavaliselt oleme alati nagu oma campside'il või basseini ääres, ehk siis me oleme Port Macquarie'is minu meelest väga ringi käinud. No aga seal ongi nii hea ookean. Nii et... ja need kivid, aga jah. Need kivid on minu meelest väga lahedad, on neid kive käia ja vaadata. Ja siis sealt me liikusimegi edasi põhja poole. Järgmine süke peatuspaik oli, tegelikult minu arust see oli vist Coffs Harboris, aga enne Coffs Harborit on siis see Nambucca Heads, millest sa rääkisid, kus on siuksed ilusad liivaluited ja seal on väga ilus vaade. Soovitame seal ja seal me kohtusime see vana hea Austraalia värk jälle, et suvaliselt inimestega lihtsalt kohtud ja juttu ja et meid tegelikult ju minu arust me plaanisimegi, et me lähme Coffs Harboris sööseks ja me olime siis seal, ma ei tea, pärastlõunal olime Nambucca Headsil, vaatasime seal vaateplatvormil ja siis tuli süke vanem paar, juba ma ütleks pensionil on ju, ajasid meiega juttu, kus me pärit oleme. Nad tulid niimoodi, et neil oli veel pokaal, veinipokaalid olid näpus ja siis nad tulid vaatama. Jah, vaatasid ja siis mingi, me tulime siit üle tänava, et me elame siin, vaata. Ja siis nad kutsusid meid õhtusöögile ju. Aga siis me olime mingi, et me peame jõudma veel oma järgmisse majutusse ka täna, mis oli siis Coffs Harboris, mis oli, ütleme, süke 1,5 tundi veel põhja poole liikuda edasi autoga. Ja tegelikult me ei pidanud jõudma oma majutusse, sest mingit majutust meil ei olnud ju. Jah. Aga mis majutusest sa räägid? Aga minu arust meil oli, meil oli vähemalt plaan nagu, et me olime plaaninud, et me läheme järgmisse linna selles mõttes, jah. Ja siis minu arust seal Nambucca Headsis ei olnud midagi ka. Ja tol hetkel ikka tundus natuke imelik veel see, et nagu niimoodi kutsuti enda juurde õhtus sööma vaata. Täna ma läheks, mul on normaalne. Nii et... Aga ma arvan, et see oli ainuke kord, kus me oleme öelnud niimoodi ei. Võimalik, kui inimesed on kuskile kaasa kutsunud, me oleme suht nagu läinud alati. Just. Nii et ja siis sealt ja igastahes terve aeg me just vaatasime videot ka, kus me pesu pesime Port Macquarie'is, seal me olime paar päeva, sadas vihma, Nambucca Headsis sadas vihma, me jõudsime Coffs Harborisse, seal sadas vihma. Ja väike asi on see, et me olime aasta 3 kuud olnud Austraalias, me läksime kohe, kui me maandusime, esiteks me maandusime Brisbane'i, Queenslandi on ju, ja me läksime septembris ja me läksime siis ülesse põhja Bowenisse.
me olime terve see aeg olnud Queenslandis, mis tähendab seda, et mul polnud nagu, me polnud talve tundnud, me ei teadnud, et me teadsime, et Austraalias on talv, aga noh, mis talv siin ikka on, väljas on 22 kraadi, oi, tõmban kampsuni selga õhtul, aga nagu meil polnud riideidki, meil polnud pikki riideid ega mitte midagi, et üldse sellistes oludes nii-öelda elada siin. Ja meil oli külm kogu aeg ja nõme oli. Ja minu arust meil asjad ei kuivanud ära. Asjad ei kuivanud ära, jah. Ja kõige nagu crazy'm praegu, kui ma olen elanud Austraalias peaaegu 6 aastat juba, minu jaoks kõige crazy'm on see, et kogu see asi toimus keset detsembrit. Keset detsembrikuud, südasuvi. Oli jah. Kus meil praegu on 35-40 kraadi iga päev. Ja. Et see on nagu niivõrd ajuvaba. Aga noh, piirkonnad on ka teised, et seal sajabki võib-olla rohkem vihma ja nii edasi. No jah, aga ikkagi nagu see oli nagu ekstreemne detsembri kohta. Iga aasta oli siin ekstreemne. Nojah, okei. Jah, aga tulemegi selle juurde, et eelmine aasta terve riik põles. Meil olid sajandi suurimad tulekahjud ja nüüd vihma sadas. Jah, ja suured üleujutused, või noh, vähemalt hakkasid need üleujutused. Hakkasid sealt, tollest hetkest, ma arvan, hakkasid enam-vähem. Ja siis me olime jõudnud Coffs Harborisse, ma arvan, et sellest hetkest, kui me olime sinna Kangaroo Valley'sse jõudnud, ehk siis meie trip nii-öelda uuesti algas, olime me jõudnud Coffs Harborisse, ma arvan, et see oli kuskil siuke 2 nädalat. Jah, oligi 2 nädalat. 10 päeva 2 nädalat ja terve aeg oli vihma sadanud. Ja ma lihtsalt mäletan, kus me olime ookeani ääres, filmisime, istusime kuskil pingi peal ja me filmisime ja rääkisime, kuidas kopp on nii ees, kõik riided on külmad, vihma sajab kogu aeg, kopp oli nii ees ja siis too päev me vaatasime ilmateadet, et mingi, et nagu see oli nagu niimoodi, et ma mäletan nii hästi seda videot, kuidas me lihtsalt nagu, noh, tol hetkel see oligi väga suur asi, sest me tegelikult olime proovinud pool aastat, noh, ette valmistada oma reisi, olime juba mitu kuud tahtnud reisida ja see oli nagu viimane hetk, sest detsember oli käes, me pidime varsti 6 aja pärast umbes tööle minema. Meil ei ole aega siin enam, on ju. Ja ainult vihma sajab, et lihtsalt praegu tundub nii naljakas, millised probleemid meil siis olid nagu 2020 aasta detsembris, kus tegelikult terve maailm oli COVIDis ja tegelikult oli väga-väga raske inimestel, on ju. Siis meie mingi jonnisime, et meie riided ei kuiva ära ja küll on ikka nõme, on ju, et vihma sajab. Ja me tõmbasime kaardi lahti kõigepealt ja siis ilma teate sinna kõrvale, et kus ei saja vihma, mul ükskõik, läheme sinna, kus vihma ei saja. Ja terves New South Walesis sadas vihma. Igal pool sadas vihma. Ja siis me olime mingi, noh, ma arvan, et see oligi enam-vähem, kas, jah, arvatavasti natuke rohkem kui detsembri keskpaik. Ma eeldan, et oli kuskil siuke mingi 18 detsember, ma pakun. Ma ei ole kindel. Ja siis ma võtsin lahti, siis ma olin mingi Queenslandis ei saa vihma. Gold Coastil. Siit mingi, ma ei tea, 7 tunni kaugusel. Mul oli mingi läbi istuma autos sõidame 7 tundi. Mul on täiesti suva. Ja me teadsime, et piir on ka ees, vaata. Ja see oli mingi davai. Suva see New South Wales, suva kõik need kohad. Ja mõttetu, nii ühmusäev savi. Lähme Queenslandi ja otsustasimegi davai, panime asjad autosse, 7 tundi täna sõidame Queenslandi päikse kätte. Ja me reaalselt otsustasime selle nagu tunni ajaga, et oligi, et me nagu, noh, see oli juba käinud tegelikult terve see aeg, on ju. Olime seal Sydneys, olime seal Kangaroo Valley's, kõik oli nagu väga tore, aga meil oli külm ikkagi, see ei olnud see puhkus, mida me soovisime. Et selliseks puhkuseks oleks me pidanud olema teistmoodi ette valmistama või vähemalt kuskil majutuste sööbima ja nii edasi. Ja et tegelikult praegu just kui oleks me mingi, nüüd hetkel otsustasime, et meil on ilmast kopp ees, et tegelikult see oli iga päev oli jälle nõme ilm, jälle vihma sajab. Mul ei ole enam kuivi riideid, need ei kuiva mitte kunagi ära. Minu meelest me lasime isegi mingid riided kuivatist läbi ja need ikka olid nagu märjad. Sest me elasime telgis. Jah, mis on loogiline, on ju. Ja siis ma mäletan nii hästi, kui me selle otsustasime, et fuck it, lihtsalt lähme Queenslandi, suva, mis meid kinni hoiab siin. Lähme sinna, kus on ilus ilm ja mõtle praegu tegelikult, mis vabadus elus või. Aga mulle ei sobi ilm juba mitu nädalat, ma olen 2 nädalat pidanud mingi nõmeda ilma sees olema. Lähme ja see on siis see Austraalia võlu.
sul Jah. on võimalik riigisiseselt valida kliimat, mis Just. on suht kõva tegelikult. see on ikka mega kõva ja Autole hääled sisse ja minekut. minekut. Ja Aga vaat istusimegi nüüd, 7 tundi, me istusime kauem kui 7 tundi. nüüd ma ei mäleta täpselt, Mida? et me hakkasime sõitma Queenslandi Jaa. ja, aga siis me mingi hetk kontrollisime, et kas oli vaja, kas oli vaja mingit luba ka või? Mina mäletan, et see oli mingi teema, et kas samal päeval, et siis me kontrollisime järsku ja see oli kas samal päeval või järgmisel päeval läheb piir kinni või ei olnud või? Ja siis me tegime veel, taotlesime mingit luba ja ma mäletan, et Queenslandi piiri peal oli mingi megapikk järjekord. Ei, no selles mõttes, et piirid olid, kuna oli COVID, siis piirid olid, need ei olnud kinni, aga piiri peal toimusid kontrollid. Ja minu arust me oligi see veel, et kuna meil ei olnud plaani minna Queenslandi, minu arust oli mingi luba oli vaja, või noh, see ei olnud nagu luba, vaid see oli lihtsalt, et sa mingi asja pidid ära põhimõtteliselt registreerisid Jah. see, et sa liigud ühest osariigist teise, aga sa pidid ikkagi saama mingi vastuse, et su registreerimine on vastu võetud, et sa lähed sinna. Ja, et noh, mingi märge oleks juures, et oleks mingisugune ilmselt teadmine, kus osariigis, ma ei tea. Ja siis me tegime seda seal sõites ilma, vahepeal oli levi, vahepeal ei olnud, üritasime oma need avaldused läbi, seisma ka ei tahtnud jäänud, tahtsime kiirelt päitsega meil oli, noh, see tuli enam-vähem mingi lõunaaeg, on ja me selle otsustasime, nii et meil oli 7 tundi sõita ja me olime piiri peal niimoodi, et Queenslandi ja New South Walesi piiri peal siis niimoodi, et seal piiri peal on veel, seal vahepeal kuskil on tunnel ka. Ja ma mäletan seda Ma tunnelit. mäletan, et me olime tunnelis nagu ummikus. Kas sa mäletad seda? Jah. Siis ma mäletan, et meil oli, ma panin tahvlist, meil oli alla laetud mingisugused saated või mingid asjad. Nii et me vaatasime tahvlist saateid Jah. ja me istusime 1,5 tundi piiri peal ummikus, niimoodi, et veits sõitsid, istusid ummikus, veits sõitsid, istusid ummikus ja me olime ummikus jah, tunnelis, Jah. piiri peal. Nii et meil lisaks 7 tunni sõidule siis tuli otsa veel 1,5 tundi piiri peal ummikus istumist ja me jõudsime, ja meil oligi siis nagu, noh, et piir on siis põhimõtteliselt on New South Wales, on Byron Bay, kindlasti kõik on, kes natuke vähegi teavad, kus on, või noh, on kuulnud Byron Bay, ja siis Byron Bay'st tunni kaugusel umbes ongi Gold Coast ja seal vahepeal kuskil on piir. Jah. Nii et põhimõtteliselt siis meil oligi, et me ületame piiri ja läheme Gold Coastile ja minu meelest, kui me olime seal ummikus veel, me olime juba Queenslandi jõudnud, siis tuletame meelde, koolivaheaeg algas vahepeal. Algas. Ehk siis, kui me võtsime lahti Airbnb ja bookingu, siis reaalselt ei olnud kohti, kuhu bookida endale ööseks majutust. Jah. Ja siis me leidsime lõpuks, seal varianti oli tõesti 5 tükki äkki, siis me leidsime ühe hostli, kus me saime siis niimoodi, et me olime 2 ühes toas. Jah. Nagu, et 2 tuba on ju. Ja hostlis oli, tuba oli $100 minu arust oli 120 isegi. $120. Minu arust meil oli mingite kohtadega oli see, et me üritasime bookida ja siis ütles mingi ei ole võimalik, vaata. Jah. Kõik oli nii välja bookitud, et mingid toad, mis olid alles, tegelikult need ei eksisteerinud isegi. Ja siis sinna siis me helistasimegi sinna, et noh, et bookingus näitab, et teil on tuba, kas me saame, et kas me saame broneerida, siis nad olid juba mingi, et me võtame selle bookingust ära, et noh, kuna nemad peavad ka mingit protsenti bookingule maksma, eks ole, et nad bookingus oligi $120 ja siis nad ütlesid, et tulge lihtsalt, me paneme selle toadele kõrvale ja maksada $100. Aga ikkagi isegi noh, $120 või $100 hostli toa eest on ikka päris krõbe. Vähemalt 2020 oli väga krõbe. Kui me mõtleme nüüd seda piiri, mis seal oli, on ja siis mõtleme, kõik läksid, noh, oligi, kõik ületasid piire ja öö oli, me jõudsime kell 11 või kell 12 öösel, me jõudsime lõpuks Gold Coastile oma hostli ette, mingi 10, võib-olla 10-11. Ma oleks pakkunud 9-10. Ja ei, võib-olla jah, oli 9-10. Siis ma mäletan, me olime nagu päsinud, õhtu oli, aga kui sa tulid Gold Coastile, astusid uksest välja, väljas oli mõnus, soe, me oleme tagasi Queenslandis. Mulle meeldib Queensland, ma ei lähe siit kunagi ära enam. Nii et vihma ei sadanud, väljas oli soe ja ukse tegime lahti, tõmbasime, midagi me läksime pagassist võtma, et võtame kiirelt paar asja, et minna majutusse.
ja kui me astusin uksest välja, oli mingi oh my god, siin on soe ja mõnus ja siis mu kõrv lihtsalt kuuleb mingid tuttavad, nagu tuttav sumin käib taga. Siis ma mingi, Hans, mis see on? Hans, sa kuuled või? Ja seekord ei olnud putukate sumin. Ei olnud putukate sumin. Hans, kas sa kuuled või? See on eesti keel. Ja tolleks hetkeks me ei olnud mitte ühegi eestlasega. Ühe eestlasega olime siis aasta 3 kuu jooksul kokku puutunud. Ja see oli väga kaua aega tagasi. Mingi 8 kuud me polnud eesti keelt kuulnud ka mitte. Et oma vahel räägime, aga see, et sa kuskil kuuled eesti keelt, see tõmbab täiega nagu lühisesse korra. Ja siis ma mingi, issand jumal, ma kuulen eesti keelt ju. Ja siis me ei saanud parkida, 2 hostlit oli kõrvuti. Ja siis selle ühe hostli rõdul keegi väga mitu inimest rääkis eesti keeles. Ja ma ei mäleta, mida me karjusime, sest ma olin nii šokis, oh my god, siin on eestlased. Ma pole eesti keelt kuulnud, on ja nii kaua aega. Ja siis me mingi, et ma ei mäleta, mida me karjusime. Mingi tere eestlased või midagi sellist. Midagi sükest. See on alati see hetk, eriti nagu, mida kauem sa oled seal, on ju, seda veidramaks läheb. See, mida sa ütled ja kas öelda, miks üldse. Ja mida sa ütled? See on alati see nii suur probleem, mida öelda. Ja siis on küsimus, miks öelda üldse. Et kas sa tahad nende inimestega koos midagi teha või nagu... No tol hetkel meil vist, ma ei tea, kas meil otseselt see plaan oli, aga mina arvan, et tol hetkel lihtsalt oli see, et me ei olnud 8 kuud kuulnud. Nii et, aga siis see on kuidagi kõige ebaeestlaslikum asi üldse, mida teha, on ju, kuhugi kellegi rõdu peale karjuda seal, on ju. Aga siis sa ütled, mis sa ütled? Tere eestlased! Noh, see on see, kuidas tavaliselt välja kukub, vaata. Mina olen ka eestlane või siis see on see, et mingi tere, kas sa oled eestlane? Kui sa eesti keeles minuga räägid, vaata. Nii et, see on siuke... Või siis nagu mina pallil, vaata, selja tagant. Ma lihtsalt tahan mainida, et ma olen eestlane, et ma saan eesti keelest aru. Just, nii et see on alati siuke huvitav hetk. Tolleks hetkeks, nagu ma saan aru, nemad vaata või nüüd mina on ju, et täna käisin Keimardis, kuulsin eesti keelt ja nagu, ma ei hakka ütlema, ma tahtsin öelda, ma mingi kuulsin nagu mingi 2 inimest olid poes või nagu ühesõnaga ma läksin Keimarti ja siis kõnnin, ma lähen nagu, mul oli list, mul oli väga kiire, teen seal omi asju ja lihtsalt kõrv kuuleb lihtsalt, kus keegi on mingi mis sa arvad see vä? Ja siis mul oli ka mingi, aga selles mõttes, mul on kiire, ma teen oma igapäeva asju Griffitis. Ma ei läinud nagu midagi ütlema selles mõttes. Nagu eelmise osas juba, et Griffit nüüd see on see, et me teeme oma asju siin on ju. Et mul ei ole mitte midagi eestlaste vastu, väga lahe on tutvuda, väga lahe kõik see, aga kui ma teen oma igapäeva asju, ma tol hetkel just kui tegingi tegelikult tööd on ja ma käisin soole asju ostmas tegemas, et siis... ma tean, hakkad kellegiga jutustama, selle pärast lähebki tund aega, ma ei saa lubada seda endale tol päeval, aga tol hetkel me ei olnud nii kaua kuulnud, et veits ma arvan, et me isegi ei mõelnud, miks neil üldse nagu tere öelda või midagi, vaid see oligi mingi, mida, eestlased, me peame midagi ütlema, vaata. Ja siis jällegi nii huvitav elu keerdkäik, kus tolleks hetkeks oli siis täiesti suvaliselt otsustatud hetk, me läheme Queenslandi, me läheme see hostel, mis oli, me parkisime selle kõrvalhostli ette, sest sinna teise ei saanud, me astusime uksest välja ja me kuuleme ühe inimese häält, kellega me siis tutvusime, kellega me siis õhtul lähme välja. Tänaseks see inimene on meie väga lähedane hea sõber, ma ütleks, ta on mu parima sõbranna kaaslane ja nagu samas ta meie sõber ka lisaks, mitte ta ei ole lihtsalt minu sõbranna kaaslane, ta on meile päriselt sõber. Ja me satume veel temaga miljon korda kokku. Aga see, miks me oleme praeguseks suured sõbrad, ei ole seotud sellega põhimõtteliselt, me too õhtu seal kohtusime. Et temaga meie nagu mingid teed ristusid veel mingi 3-4 korda erinevates kohtades. Nii et jah, ei, see oli huvitav, aga ma ei tea, kas me tõmbame siin tänasel episoodil joone alla, et oleme jõudnud Queenslandi. Jah, me oleme jõudnud Queenslandi lahe. Me oleme tagasi Queenslandis, kohe on kätte jõudmas 2020 aasta jõulud. Teised jõulud kodust ära. Meil on, ütleme, siuke mingi kuu on veel aega, enne kui me liigume tagasi Griffitisse, et alustada oma esimest veinihooaega. Nii et
ja meie täiesti esimesed jõulud kahekesi. meie täiesti esimesed jõulud kahekesi, nii et ma arvan, et siin tuleb, ma arvan, et see on niisugune hea koht, kus poolitada, saime vihma käest minema, oleme tagasi päikse käes, ilus ilm on. See kiirelt tehtud otsus tolle hetkeni, kuni me jõudsime sinna Gold Coastile küll mitu tundi hiljem, 1,5 tundi piiri peal istumist, oli seda väärt juba just tolleks hetkeks, kui ma sinna hostelisse jõudsin. Kuigi see hostel oli seesama hostel, mida me mingis episoodis mainisime ka, et see oli see, see oli täis peldik kõige mõttetum hostel maailmas. Oma mingid voodirinad pidid ka hommiku kaasa foeesse võtma ja sinna kuskil korvi viskama. Et siit kõlab välja meie hostli armastuseks. Me maksime väga palju selle hostli eest ja igastahes mõttetu hostel. Ja selline... Jätkame järgmine episood, mis tuleb siis meie lugu 8. Ja ma arvan päris lahe ja ma arvan, et siit jälle nagu väga palju asju jääb rääkimata, mis tuleb mingites osades välja ja nii edasi, aga nüüd me oleme jõudnud siis Queenslandi, minu lemmik. Just, tagasi Queenslandis. Nii et nagu alati, et hoida meie igapäevategevustel silma peal, siis selleks on kõige paremad kanalid Instagram ja TikTok, miks mitte Austraalia, et kui ei taha oodata 5 aastat, kuni me lõpuks räägime sulle need lood, mida me tegime kunagi, et siis hoia seal silma peal, seal võid meile kirjutada, joonistada ka, kui sa tahad, võid meil alati ka meili saata, miks mitte austraalia@gmail.com ja nendes kanalites võid ka meie ühendust võtta, kui sa tahad meie juurde näiteks tulla konsultatsioonile, on mõtet tulla Austraaliasse, nii et kirjuta ja joonista meile ja kui sa tahad näha ka meie uskumatut boonussisu, nagu just paar nädalat või eelmine nädal tagasi nägid tasuta boonusepisoodi nii-öelda siis Spotify's ja YouTube'is ka, siis selle jaoks on meie Patreoni keskkond ja seal miks mitte podcast. Nii et suur aitäh sulle, et kuulasid ja näeme juba järgmises meie loo episoodis. Tšauki, tšau! Tšau!